Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastis. Nagu te näete, siis me oleme Tarviga täna jälle natukene teistsuguses keskkonnas ja see on seetõttu, et meil on täna üks väga äge saatekülaline. Nimelt on meil külas siis Eesti-Läti liiga vilemees Andris Smorodin. Tere Andris, tere Tarvi. Tere Veger. Tervist. Tere Andris. Ja, et selline tore mõte sai paika pandud, et natukene saaks nii-öelda sellist teada kohtunike siseelu ja mõtted, et kuidas see kohtuniku töö nagu päriselt käib, sest et alati hästi palju räägitakse kohtunikeks, aga tegelikult mis see töö endast kujutab, kuidas saada üldse kohtunikuks ja sinusuguse noore mehena, vana sa olidki? 22, et juba noore mehena viimane taksna. et noore mehena juba kohtunik, et võib-olla alustakski sellest, et kuidas sul see idee tekkis üldse, et hakata korvpallikohtunikuks? Noh, esimese asjana muidugi mängisin ise kossu ja siis treener ütles, et mine käi koolitusel, vaata mis saab, hea taskuraha ja ongi noore põhikooli poisina üks nädalavahetus mängid, üks nädalavahetus käid vilistamas ja siis nii-öelda teenid taskuraha. Ja nii ta läks. Nüüd ma olen siin. Et see oli siis juba sellel ajal, kui sa käisid Värskas. Või siis, sest et sa võid mu mälu värskendada, aga sa oled vist käinud seal Reinar Halliku selles põhigümnaasiumis käisid ka, eks? Ja, ma käisin Värska gümnaasiumis, seal käisin 9 klassi ära ja peale seda mõtlesin, et minust saab nüüd korvpallur. Ja siis läksin Reinari akadeemiasse, mis oli tollel hetkel Iisakus. Tollel hetkel oli Iisakus, jah. Ja siis jah, aga siis juba see kohtuniku pisik sai külge nagu Värskas siis. Jah, ja nii-öelda esimesed sammud juba siis rohkem kohtuniku töö poole tegelikult tegin 12. klassis, et kuna mängisin ka suvel 3-3, siis ma natuke nii-öelda retsisin iseennast ära, seljad ja põlved ja asjad, et siis rohkem nagu mängida ei saanud. Ja ma olingi terve viimane 12. klassi olin siis vigastusega väljas ja hakkasingi käima rohkem pilistamas. Okei, aga kuidas üldse käib siis kohtunikuks saamine, et kõik need igasugused koolitused ja mis iganes asjad, et kuidas see käib üldse? No kõige lihtsam on see, et sa kõigepealt ütled ükskõik kellele, et sa tahad hakata kohtunikuks, siis sind suunatakse nii-öelda edasi kas regioonijuhi juurde või siis ongi kohe Eesti korvpallikohtunike kogule antakse teada, et meil on üks huviline, et siis hakataksegi sinuga tegelema. Praeguseks hetkeks ma tegelikult olen ka nii-öelda väikse kohaga Eesti korvpallikohtunike kogus, ehk siis ma nagu natuke tean seda tagatausta ja oleme loonud ka noortele kohtunikele materjalid, ehk siis väga basic ABC, kuidas nagu üldse alustada, millest alustada, mida teha, et töö käib ja see läheb aina paremaks ja tegelikult nagu väga ei ole keeruline alustada. Aga kas seal on nagu on teil mingid nagu tasemed ka, et ma ise nagu näiteks hakkasin treeneripaberit tegema ja treeneril on see 3-aastase, 4-aastase, 5-aastase, kas kohtunikel on mingi sarnane teema nii-öelda? Ja, on noorkohtunik, teine liiga, esiliiga ja meisterliiga. Okei. Kuidas üldse kohtunikud ennast nii-öelda füüsiliselt ette valmistavad nii-öelda algavaks hooajaks? Ja võib-olla kuidas see füüsiline nagu ettevalmistus ja kõik see nagu füüsilisus, kõik see nagu jooksvalt ka välja näeb? No ma kõigest ei saa rääkida, aga ma ise käin jõusaalitrennis, jooksen ja sellega enam-vähem piirdubki füüsiline tegevus. Aga kuna meil on enne hooaja algust on meil füüsiline ja teoreetiline test, siis ongi siuke 6 aega enne jooksu võiks juba vaikselt hakkama väljas jooksmas käia. Et samamoodi on ka tegelikult, meil on talvel ka seminar ja siis meil on samamoodi siis 2 korda hooaja jooksul on meil testid. Aga kuidas valmistud Eesti-Läti liigas toimuvaks mängudeks? Kas see erineb mingil määral ka madalamatest liigast siis, nagu mängudest ma mõtlen just? Pigem ei erine. Ainuke erinevus on see, et madalamates liigades meil ei ole tehtud scoutingut. Tavaline mul see rituaal on siis see, et päev enne mängu umbes hakkan vaikselt mõtlema mängu peale, et kes mängivad, kus me mängime, mis kell meil on. Ja mängupäeval hakkan siis natuke rohkem keskenduma juba. Et vaatangi üle, et millised mängijad seal on, vaatan scoutingu üle,
mõtlen, mida ma tahaks pre-game'il rääkida, mida ma tahaks kuulda pre-game'il ja ainuke vahe siis madalamate liigade mängudega ongi see, et scoutingut ei ole, aga kuna tegelikult kõik ikkagi me teame enam-vähem mängijaid, siis isegi kui sa ei tea mingist satsist mitte midagi, siis helista kolleegile ja küsi, et saad info liigub. Okay, et see mängupäev siis tegelikult see ettevalmistus hakkabki eelnevast päevast ja siis see mängupäeval siis nii-öelda kandub üle kõik see? No peamiselt küll jah, pigem juba vii ennast mängulainele ja võimalikult varakult. Okay. Mille järgi te seda nagu ütleme siis vilejoont, ma ei tea, ütleme valite või mõtlete, et seesama sa ütlesid, see pre-game nagu talk on ju, et kas seal on nagu, et kuule, laseme täna meestel natuke füüsilisemalt mängida või kuidas see nagu välja näeb? Ei no, me alati tahame lasta füüsilist mängida. Selles mõttes, et meie ju eesmärk on võimalikult vähe sekkuda mängu. Et mida vähem me sekkume, seda vähem on mängijatel nii-öelda siis meiega tegelemist publikul, treeneritel, kõikidel on ju. Aga et kui on vaja sekkuda, siis me peame sekkuma. Me üritame hoida võimalikult nagu ühtlast joont, aga vahepeal on vaja võtta mingid natukene väiksemad kontaktid veaks, vahepeal saame lasta nii-öelda veits tugevamalt mängida, aga eks see kõik selgub mängu jooksul, me peame olema ka valmis kohandama ennast mängu jooksul. Okay. Ehk siis ongi olukorrad, kus võib olla, et olete lasknud algus natuke jõulisemalt mängida ja siis tunnete, et hakkab veits üle piiri minema, siis hakkate nagu veidi väiksemaid kontakte näiteks just, ka nagu, et siis nagu mängu tagasi kontrolli alla nii-öelda saada. Ja selles mõttes see jutt iseenesest täpselt läheb kokku sellega, mis tavaliselt öeldakse, et öeldakse alati, et hea vilepartii on see, kus kohtunikust ei räägita, eks ole, et see nagu sa ütlesid, et see ei pea mängu sekkuma, eks ole, et selle jaoks, et nagu nii-öelda mäng, jah, et mängul nagu siis ei ole seda nii-öelda peal, seda pitslit. No hea näide näiteks on see, et me saame aru, et meil on mängus tekkinud mingi paar, kes omavahel ongi, ma ei tea, räägivad, on ju, nii-öelda trash talgivad üksteist, ma ei tea, panevad natuke õlga üksteisele, on ju, siis me saame aru, et seal võib midagi juhtuda. Siis ma ei tea, üks vend paneb band one'i, on ju, sosistab ka talle midagi kõrva veel, siis me saame aru, et teisel pool võib nüüd midagi juhtuda. Ja siis me nagu oleme valmis, et me võib-olla peame veits väiksema kontakti nüüd ära võtma, et tõmmata maha seda emotsiooni. Aga mis on kõige keerulisem osa kohtuniku tööst üldse? Et kas sul on nagu isiklik mingi rituaale või tegelikult sa ütlesid jah, et sa mõtled, et kui mäng õhtul hakkab vilistama, et siis juba mõtled ette, aga mis see nagu kõige keerulisem osa siis kohtuniku tööst nagu on? Minu enda jaoks on eksimustest välja tulemine. Enamus olukordades me ikkagi tegelikult saame kohe aru, et mingi eksimus tuli. Mängu ajal, ma ei tea, võta mingi vile, ma saan aru, kurat, tegelikult läks valesti, poleks pidanud vilistama. Või siis ongi, et ma ei tea, midagi läks läbi, on ju, ma ei tea, oli viga, pall läheb out'i ja siis ma enam viga ei saa vilistada, sest juba liiga kaua aega on möödas, on ju. Siis mõtlen, kurat, tegelikult oleks pidanud ikka vea vilistama. Et need on sellised väiksemad asjad, aga on ka veid suuremaid eksimusi, ongi, ma ei tea, mingi väga suur asi läheb läbi, mis iganes, et nendest nagu välja tulemine on minu enda jaoks kõige raskem. Aga meil ongi nagu ka omavahel kolmikus, me siis saame aru, et võib-olla läks valesti, siis me kuidagi nagu üritame üksteist toetada ja ongi kas time out'ide ajal või ma ei tea, mängu ajal patsustame, ma ei tea, vastu jalga, et läheb hästi, on ju. Ja meil tegelikult ka seminaril oli see teemaks ja meil käis isegi üks koolitaja, kes rääkis eksimustest välja tulemisest. Et selles suhtes ikkagi töö käib ja saame paremaks. Kui see eksimus tuleb, siis öösel nagu ei maga hästi, jah? Eksimusi tuleb iga mäng, aga eks oleneb, kui suur see eksimus on. Et kui on mängu otsustav, siis pigem ei maga. Ei, arusaadav. No kõik on, lõputus ongi kõik inimesed ja see on nagu, ma ütleks, see on üks hea inimese omadus, kui ta saab nagu suht kiirelt aru tegelikult, et kuule, läks veits vussi, vaata. Aga jah, et seda on äge kuulda, et on ka liigutud sinna poole nagu nii-öelda kohtunike töös ka, et just see vaimse poole pealt, et et ma ei jääks sellesse nii kinni, vaata. Et seda on hästi hea kuulda. Kindlasti, ma arvan, tähtis on ilmselt see ka, et sa ei lähe nüüd kuidagi seda nagu vastas, ütleme, kui sa eksisid, siis sa ei lähe seda kuidagi parandama nüüd et teisel võistkonnal nagu samamoodi teha,
et see on ilmselt ka, ma arvan, siuke asi, mida teha vist ei tohi pigem, jah. See on klassikaline asi, mis juhtub, et ma saan aru, et okei, ma eksisin siin pool ja nüüd ma teadlikult eksin teisel pool, et siis on nagu 1-1 ja nüüd on võrdne, on ju. Aga jah, eksimusele eksimusega. Teadlikult, alateadlikult, kuidas see olla võib, on ju, jah. Aga on sul mingid nagu enne nagu mingid kindlaid nagu rituaale või sellised ka, et kuidas sa näiteks mängust välja tuled või mis aitavad sul nagu enne mängu, peale mängu näiteks keskenduda mingile muule asjale näiteks ka peale mängu võib-olla? Enne mängu ongi pigem ikkagi, et võimalikult palju keskenduks ainult mängule. Ongi soojendusrituaal, üldse ongi, kui me tuleme saali, anname kõigile käed ära, lähme teisele poole, siis ma hakkan enda soojendust tegema ja siis see ongi enam-vähem minu rituaal. Ja peale mängu me korraks arutamegi, räägime mängust, mingid suuremad asjad räägime läbi, kes klipid teeb ja siis enam-vähem sellega piirdub. Okay. Ja siis analüüsite neid klippe siis hiljem nagu, et... Jah, meil ongi teatud ajaraam, millal me peame klipid valmis tegema, siis ülejäänud 2 kolleegi siis vastavad samuti klippidele ja vajadusel, kui meil on eriarvamused, siis peakohtunik annab enda lõpliku hinnangu, et kuidas see olukord peaks olema. Aga selline küsimus, et no üldiselt kui on nagu korvpallimäng, siis me teame, et kui tuleb poole aja paus, no me võime eeldada, et oleneb nagu võistkonnast, kes on ees, kes taga, et mis siis riietusruumis poole aja saama hakkab, et kes saab seal piki päid ja jalgu ja kindlasti, aga kuidas kohtunikel on see asi, et kui te lähete riietusruumi, siis te ka arutate omavahel, et mida saaks paremini või kuidas mis te teete seal ühesõnaga? No keegi piki päid jalgu ei saa. No teil ilmselt mitte, jah. Aga ikka arutame, küsime mingite olukordade kohta, et ma ei tea, mis seal juhtus, näiteks meil on mingi action toimus, kus oli suht palju kontakti, aga mingit vilet ei tulnud. Ja siis me küsimegi, et okei, mis seal juhtus, kas sa nägid midagi? Võib-olla keegi ütlebki, et sorry, minu viga, ma nägin, aga ma ei tea, kiilus kinni, lihtsalt ei vilistanud. Või ongi täiesti okei vastus on see, et ma ei näinud ja kui sa ei näe, siis sa ei saa vilistada. Aga jällegi siis tuleb mängu analüüs, et pärast mängu me saamegi vaadata, et okei, aga miks ma ei näinud? Kas ma olin vales kohas, kas ma vaatasin valet asja, mis iganes. Ei, aga kuidas see sama ütlesid ka, et ei näinud ja see, et kuidas võib-olla teid siis valmistatakse nagu kohtunikute mõttes valmistate ette ja ise teid valmistati ette ka, et neid vastu võtma neid kiireid otsuseid ja selliseid nagu täpseid otsuseid kiires mängus nagu? No kõik algab sellest, et me peame vaatama õigeid asju, ehk siis meil on igal ühel tegelikult oma ala ja me peamegi teadma, kes seal on, mis nad teevad, mis seal toimub. Me muidugi peame teadma, kus on pall, sest et kui see palliga mängija näiteks hakkab meie ala poole tulema, siis me peame olema valmis, et me nüüd kiirelt nagu pöörame pilgu teisele poole. Et kõik algab sellest, et me teame, kes kus on. Okay. Saad kuidagi näiteks lahti seletada võib-olla, et kuidas need alad nagu jaotatud on? Seda on päris keeruline seletada. Okei, aga võib-olla väga lihtsas maakeeles võib-olla, et kus on 3 kohtunikku on ju, kus üks paikneb, kus teine paikneb, kus 3 paikneb? 2 tükki paiknevad ühel pool ja siis üks on teisel pool. Nagu nii-öelda tuleb kohtunikena 3 nurk. Ja see, kes on üksinda, siis see jälgib tervet seda platsi poolt. Plats läheb siis nagu pooleks korvirõnga keskelt. Ja kes siis on 2 teisel pool, siis see, kes on alumine kohtunik korvi all, tema jälgib korvialust tsooni ja ülemine kohtunik jälgib siis ülejäänud poolt platsi. Päris raske ikka. Kõlab... jah. Aga on mingeid selliseid tehnikaid või taktikaid, mis aitasid sul nagu kohaneda ka sellega näiteks, kui sa just räägid enda võib-olla sellest, et mis aitasid kohaneda sellega, et okei, nüüd ma pean siin olukorras vaatama sinna, nüüd ma pean olema seal, on ju. Et oli mingi selliseid tehnikaid, taktikaid võib-olla? See ongi puhtalt enda sundimine, et okei, ma tean, mis on minu ala, ma peangi ainult seda vaatama ja kui seal on see ala kontrolli all, siis sa võid hakata vaatama kuhugi mujale. Et mängus võib ka olla sellised hetki, et kus mingi asi toimub ühe kohtuniku alas, aga tal ei ole lihtsalt võimalik näha sinna. Ma ei tea, kas seal on mingid mängijad ees, kas seal on näiteks mängija selg on ees, et sa ei näe läbi mängija. Ja võib-olla saab seda näha ainult 3. kohtunik, kõige kaugem kohtunik. Ja siis tema peab aru saama sellest, et okei, tema on nüüd ainuke kohtunik, kes saab seda üldse näha.
okei. väga hea, paneb mind kohe mõtlema. Kohe hakkasin, endal hakkas ka peas täna õhtul või homme mingi vaatan nagu korvpalli, siis ma vaatan kindlasti täiesti teise pilguga juba nagu, et just nagu kohtunike paiknemise mõttes ka väga huvitav. Aga kuidas käsitled mängijate või treenerite proteste, et kui otsus on eriti vaieldav nagu, et kuidas see nagu, kui tulebki nagu, kuidas ma ütlen, nagu kohe ründavalt, siis annad tehnilise, on ju, aga kus see nagu piir või kuidas sa tunnetad seda, et tavaliselt on vist esimene ikkagi hoiatus just tehnilise puhul, aga just see, et kuidas see nagu endal nagu, ma mõtlen, et kohtunikul ka ju viskab mingi närvi üle, et mina küll ütlen otse, et mina ei suudaks kohtunik üheski alas olla, et ma hakkaks kohe seal lajatama, aga Tarviga lõppeks mängija niimoodi, pinkab tühi ilmselt küll jah, et kuidas see nagu, ma mõtlengi, et kuidas nagu ise kuidas sa nagu käsitled seda põhimõtteliselt neid olukordi? No esimene asi on ikkagi see, et me proovime heaga, kõigepealt räägime. See kehtib nagu tegelikult kõikides olukordades. Me tegelikult räägime hästi palju surnud palli ajal, kui pall, ma ei tea, läheb auti lihtsalt, me oleme näinud, et ma ei tea, eelnevas olukorras keegi natuke lükkas, nügis, ütleme, et kuule, et ära tee, on järgmine kord, ma ei tea, ta kukub sealt minema, siis me peame vilistama sulle vea, on ju. Siis sellega ka tekitad endale krediiti. Samamoodi ka, kui sulle lennatakse täiega peale, siis kõigepealt üritad selle emotsiooni maha saada ja siis nii-öelda lihtsalt ütledki, et okei, praegu on nii, järgmine kord sa niimoodi tuled, me peame tegema ametliku hoiatuse. Ja siis me saame edasi minna, aga see kõik olenebki sellest reaktsioonist, kui keegi tulebki ja hakkab sulle lajatama, et mine sinna ja tead, sa oled ikka nii mõttetu vend ja mis iganes on ja et siis ei ole mingit juttu. Ei, see on jah päris, et ise mõtlen küll, et ega kohtunikul on ka ju jooksed ja pulss üleval ja kõik ja just see, et nagu päris tugev ikka nagu inimese inimtüüp peab olema. Jah, täpselt päris tugev, et ma ütlesingi, minusugune vend ei suudaks ei, see on nagu nii huvitav kuulata just selle koha pealt et kuidas nagu neid pingeid nagu maandada, sest tegelikult me näeme ka, kuidas võtame kas või siin Euroliiga näite, et näed ikka väga tihti, kus need mingid Kreeka või mingid ütleme siuksed Balkani poisid, Balkani mehed vägagi keevalised ja ikkagi kohtunikuga ikkagi 24/7 siuke tunne, et jutt käib, et kojuga läheb, siis kõike räägib veel. Ja seal ei anta seda nagu nii kiirelt, aga nüüd see nagu kõlabki tegelikult ju palju loogiliselt, ise telekes vahepeal vehid, et kaua ta nagu jutustab, et nagu anna ära see vaata, aga nagu see, samas see kõlabki loogiliselt, et kui ikkagi ongi, et kuule, tõmbame tuure maha ja järgmised korrad tegelikult võib-olla tundub lihtsalt, et veel viimasest olukorrast see veen on punnis, aga tegelikult nagu enam ei ole nii nagu närviline tegelikult, et räägibki rahulikult, siis see kõlab vägagi loogiliselt, et miks ei anta sealt on ju. Täpselt ongi, sa tekitad ise endale selle krediiti, et kui sa nagu keda kohe nagu ära ei saada. Et siis tekibki usaldus, ta saab sinu poole pöörduda, kui ta tunneb. Sest kui seda krediiti ei ole, siis iseenesest tehnilised mängijad saaksid hakata seda ju ka enda nagu kasuks nagu ära töötlema täpselt, on ju. Et see on nagu teistpidi. Kohtuniku töötlemine käib nagunii ilmselt, et seda peab olema seda krediiti jah, aga see on olnud mingid nagu selliseid nagu enda jaoks väga siukseid ebamugavaid hetki või siuksi konflikte nagu mängu ajal, mis on tekitanud nagu ütleme rohkem pingeid, nagu on see asi eskaleerunud võib-olla ja võib-olla samamoodi, et peale mängu veel on veits siuke nagu halb tunne sees, et see läks natuke võib-olla liiga kaugele. Jah, eks see ongi mingid suuremad eksimused, kus tulebki mingi suurema plaava, ongi mängijatelt, treeneritelt, kogu publikult, on ju, et need siis nagu panevad ikka ebamugavalt ennast tundma. Aga praegu kohe meenub, et ühes natuke madalama liiga mängus ma ütlesin ka treenerile, et ma nagu ei öelnud tal midagi halvasti, aga ma ütlesin, et ma ei hakka ütlema, mis ma päris ütlesin, aga igatahes see nagu pärast ma läksin koju, mõtlesin, et kurat, et tegelikult nagu nii ikka päris ei saa, et ma läksin praegu veits üle piiri, et ma ei võitnud sellest mitte midagi, ainuke asi, mis ma tegin, oli see, et ma tekitasin ka ainult probleeme juurde ja terve mäng läks samamoodi edasi veel hullemini. Et pigem vahepeal, kui saad aru, et okei, et siin nagu on päris suured pinged, siis vahepeal on lihtsalt tark olla vait. Et kuidagi on sul endal ka mingeid, võib-olla siis, kui siuksed konfliktsed olukorrad on või nagu endal ka võib-olla veits veri vemmeldab, on ju, et on sul mingid, ma ei tea, ongi siuke, et astud korra sellest nagu situatsioonist välja näiteks mingi, võib-olla hingad mingi paar korda rahulikult sisse välja ja siukesed
Jaa, täpselt. Ongi hingamisharjutused ja kõige lihtsam asi hakata keskenduma mehaanikale. Ehk siis ongi, kui sa jooksed, ongi ühest positsioonist teise, siis sa mõtledki, et okei, ma pean nüüd siin olema, ma pean siin seisma jääma, et ma tean, kuhu ma pean vaatama, mida jälgima ja samamoodi ka, mis aitab, on see, et ma räägin iseendaga. Et ongi, ma ei tea, vaata, näed, valge 17, must 15, vaata neid, mis iganes, ma ei tea, astu 2 sammu üles poole, mis iganes, eks iga üks leiab ise, mis teda aitab kõige rohkem. Aga kuidas see, me rääkisime korra need mängijatest ja treeneritest, kuidas nagu, me oleme näinud siin, ütleme, välismaa mängudes küll, kuidas neid fänne ka sealt platsi äärest nii-öelda ära võib-olla saadetakse minema, jah. Kuidas sellega nagu Eestis on, et võib-olla mul endal on meeles, ma olen ka paar viletööd nagu keskkooli ajast teinud ja ma mäletan, ma viistasin siis Räpinas, meil kodus on ju seal sa nagu viistasin mingit, ma ei tea, mingi U8 või mingit sükest väikeste laste mängu on ju, nii-öelda algklassi laste mängu ja tolles olukorras oli ka, et sa tead tegelikult nagu suurem osa vanemaid, sa kõiki teadsid ja oli ka mingi siuke olukord ja mingid, ütleme niimoodi, et mingid vanemad, ega nad, ütleme, kõige nii-öelda paremini minusse ei suhtunud tollel hetkel, sest nende võsukene sai ju nii-öelda haiget, on ju. Et kuidas nagu, võib-olla ja fännide, võib-olla kui sa vilistadki mingeid nooremaid klasse, näiteks ma ei tea, kui palju sul seda nooremate klasside vilistamist on, aga kuidas nagu sellistes olukordades võib-olla nagu reageerite või mis seal nagu on? Ikka vilistan nooremaid ka, jah. Aga ma ise pole kogenud sellist, et kedagi nüüd nagu konkreetselt ära eskorditakse saalist. Okay. Aga alati on variant see, et ongi, et kui keegi läheb tõesti väga üle piiri, ma ei tea, viskab millegiga või mis iganes, konkreetselt saadab kuhugi, siis ongi variant see, et sa ütledki selle tiimi treenerile siis, et me ei jätka ennem, kui ta on saalist lahkunud. Kusjuures mul tuleb ka üks asi meelde siin, olen käinud madalamaid liigasi vaatamas ja seal üks kohtunik andis publikule tehnilise, et kuigi kedagi minema ei saadetud, et see oli ka päris huvitav. See oli siuke demonstratiivne tehniline vist jah. Ma mäletan ka seda juhtumit, et see oli päris huvitav, jah. Vist fännile väga tehnilist, protokolli läheb kirja, et fänni tehniline. Mitte päris, aga jah. Aga täitsa on siuke, et nagu saab fännidele ka. Aga kas see siis näiteks läheb, siit teeks kohe huvitav mõte, kas see läheb siis nagu näiteks selle tiimi tehniliseks, kelle fänn midagi ütles või nagu, kas seda on kuidagi üldse võimalik nagu teadvustada või? Päris fännile tehnilist ei saa panna, aga see läheb siis pingile. Pingi tehniline. Okei, jällegi hea teada. Hea teada, jah. Uus asi, jah. Aga kui palju on nagu nii-öelda noortemas klassides võib-olla siit edasi minna korra, et kui noored ilmselt pannakse algselt vilistama, pannaksegi neid nii-öelda endast võib-olla nooremaid on, kui ta ongi mingi 16, vilistab mingi U12, U14 ilmselt. On see, olen ma õigelt et siis kuidas seal võib-olla see ettevalmistus võib-olla käib, et võib-olla just nende, sest meil, siin on aktuaalne teema, mis meil viimastel ajal on olnud see ka, et kui ongi mingid vanemad platsid ääres on ju, ilmselgelt me tahame kõik kaasa elada on ju, oma nagu lastele ja niimoodi on ju, meil ei ole muidugi lapsi, aga selles mõttes, aga kuidas nagu ette valmistada võib-olla noort kohtunikku selle koha pealt just, et võib-olla mingi nii-öelda tegelikult temast nii-öelda vanem inimene ja võib-olla keegi, kes võiks nagu olla autoriteet mõnes mõttes, kui mõelda niimoodi, et just ongi, et nagu siuke elukogenem hakkab nagu ütleme jah, halvasti ütlema, sest ma tollel hetkel mäletan, et ega mul jäi see ikka sööma nagu selles mõttes, et nagu rõve tunne oli tollel hetkel. Ei, no ma usun. Ja mul ei olnud mingi koolitus muidugi alla, aga selles mõttes just, et kuidas see näiteks välja näeb? See on olnud Eestis probleem päris pikalt ja ongi konkreetselt ka sõimatud nooremaid kohtunikke, aga ainuke asi, mida teha saab, ongi siis see, et korvpalliliit ongi nagu saatnud mingid suunised välja ja ma mäletan, et üks aasta isegi oli mingites noorte finaalides oli nii, et kui oli kuulda, et mingi sõimamine käib, siis kohe nagu saadetigi inimene välja. See oli vist koroona ajal, kui ma õigesti mäletan, et oligi mingi väga suured vahed pidid olema esiteks ja oligi, et saalid olid nagu enamus olid pooltühjad. Ja. No see on üldse tegelikult ju ülinõme, et kui sa just mõtledki, et nagu noored vilistavad, eks ole, neil kindlasti endal ka, kui on inimesed saalis, endal ka närv sees, et ja kui sa neid sõima lähed,
siis nad ilmselt tulevikus ei tahagi rohkem vilistada, et ma arvan, et see on nagu kas on olnud niisuguse olukordi ka, kas noor nagu vilemees tundub lootustandev vilemees ja on nagu olnud, et ei, ma ei taha rohkem? Kas sa nagu ise tead? Ma nii kaua pole selles ametis olnud. Okei. Aga jah, lihtsalt, et jah, see on väga hea, et nagu see teemaks nagu tuli selles mõttes, sest see on jah üks asi, mis Eesti nagu spordikultuuris üleüldimalt tegelikult võiks natukene nagu paremaks minna. No, ma arvan, see ei ole Eesti oma, vaid see on üle maailma tegelikult asi, et kus siis nagu vanemad lähevad oma nii-öelda liiga nagu kaitsma oma lapsi. Ja, et no eks kõik tahavad kõige paremat, aga no kuskil võiks see piir nagu olla, et emotsioone nagu taltsutada siis nii-öelda. Nüüd ma ütlen ausalt, juttu oli nii palju, et mul läks isegi järg ära siit. Kuidas sa hoiad suhteid mängijate ja treeneritega? Ongi see, et üritad endale krediite tekitada kuidagi. Alguses, iga nii-öelda samm üles poole, sa alustad sisuliselt nullist. Nagu just nende tutvuste koha pealt ja sa ei olegi nagu võib-olla näinud kedagi varem ja ongi keegi ei tea sind, mina ei tea kedagi, et siis sa nagu alustadki selles mõttes nullist. Ja päris raske oli ikkagi alguses, et mida aeg edasi, seda kergemaks nagu natuke läks, aga ongi nende samade väikeste olukordadega mingis surnud palju olukorrad, lähedki, räägid mängijaga, üritad maha rahustada, vahepeal viskad mingi nalja, et see kõik nagu vaikselt tekitab krediiti. Okay. Sa oled nüüd kaua Eesti-Läti liigat, sa oled kaua vilistanud? Sellest hooajast alates. Okei. Kuidas nagu esimene hooaeg oli? Ütleks rahuldav, et mingi suure jamaga hakkama ei saanud, midagi nagu väga hästi ei olnud ka. Arenguruumi on? Arenguruumi on kindlasti, kõvasti arenguruumi. Seda peabki olema, muidu on igav ju. Kohe lähed paugutad. Aga kas on võimalik nagu sul hoida ka, et olla nagu autoriteetne ja samas nagu hoidagi mängijate ja treeneritega häid suhteid ja võib-olla nagu ka, ma ei tea, kui palju näiteks mängijate või treeneritega, kui palju sa väljaspool nii-öelda korvpalliplatsi näiteks kokku puutud mõndade mängijate või treeneritega? Mõnega ikka puutub kokku, et nad on ikkagi erinevates tasemetes on ju, aga ikka Eesti on nii väike, enamustega puutub kokku, aga ongi, tuleb ka aru saada, et me oleme praegu mängus, me ei ole nii-öelda, et mitte nagu, et me ei ole sõbrad, aga me ei saa suhelda siin nii, nagu me suhtleme platsilt väljas, on ju. Et, ja tuleb ka aru saada, et milline see karakter on. Et kui ta on niisugune keevaline, siis ongi temaga nagu natuke raskem võib-olla autoriteetne, et pigem nagu püüadki heaga. Aga tulebki leida see balanss ja seda on iga inimese puhul on see erinev. Aga siit edasi kohe minna, kuidas nagu kohtunikud omavahel läbi saate ka väljaspool platsi, et hängite koos ka või? Enda vanustega küll, jah. Okay. Mitte päris nüüd nii, et enda vanustega me saame rohkem läbi, ongi mingid turniirid, tavaliselt olemegi mängudel koos, mingitel finaalturniiridel, asjadel, aga ei, muidu me saame ikka kõikidega saame nagu väga hästi läbi. No see on alati niimoodi, et vahet ei ole mul endal töökohas ja samamoodi, et inimesed, kes on sinu ju eagrupis nendega saati rohkem ja nii-öelda mõndadega võib-olla vähem. Aga kuidas sa arvad üldse, et me ütleme Eesti ja ma ei tea, kui palju seda nagu Läti kohtunikud üldse teada, aga kuidas see nagu võib-olla sinu ajaga sellega, kuidas sa oled siin kohtunik nagu nüüd olnud siin mõned aastad on ju, et kuidas see areng on nagu olnud, et nagu mis sa nagu näinud oled, et mis on nagu arenenud ja kuhu see nagu kohtuniku töö liikunud on praeguseks hetkeks? Pigem ikkagi tõusvas joones, et ongi, kuna tegelikult korvpalliliit ja Eesti korvpallikohtunik kogu tegelikult väga panustavad sellesse ja samamoodi meil nüüd tulid ka mõned FIBA litsensiga kohtunikud või said endale mõned kohtunikud FIBA litsentsi ja kes on juba rohkem mängega saanud, kes natuke vähem, aga nemad ikkagi toovad mingid kogemusi, mingit uut nagu vaatenurka meile, et selle läbi ka tegelikult kõik teised arenevad. Ja ongi, kui sa oled nendega koos mängul, siis saadki iga mäng on midagi uut. Saad siukest know-how'd nagu, et... Täpselt, jah. Kas kuidas see koostöö nagu Läti poolega on? Kas sa seda... Koostöö on jah. Praegu play-offis ongi meil nii, et kui on Lätis mäng, siis käivad eestlased seal. Kui on Eestis mäng, käivad lätlased siin. Et siis
no et ei oleks kodus. See ka, aga Delfi ülekandes ka kuulsin, et see oli suur vist töövõit olnud, et see Läti poolfinaal oli ka, kus oli siis 2 Läti klubi ja need eestlased said seda ka vilistada, et see on väga nagu hea, et siuke nagu ikkagi leiti see, et see annab väga head nagu tegelikult krediiti ka selles mõttes jällegi teistsugune mäng ka. Nii, milline on sinu eesmärgid kohtunikuna üldse, et ma küsiks, et kas on nagu mingeid erilisi tasemeid või turniire, mida sa sooviksid vilistada ise, et tulevikus siis? No esimene eesmärk ikkagi on saavutada parem stabiilsus, et see hooaeg oli rohkem siuke üles-alla ja mida rohkem stabiilsust, seda rohkem mänge, seda rohkem enesekindlust, et nagu stabiilsus ongi see, no millest võiks alustada, ütleme nii. Aga turniiride poole pealt suvel tulevad noortekoondiste turniirid. Sinna veel alles selgub, et kes kuhu täpsemalt läheb, aga seal soovin hästi esineda ja tulevad ka noorteliigade finaalid siin. Okay. Suuri unistusi ka on, et veerand jälgida sekki Euroliigasse? Kunagi ei tea, kõik uksed on valla, aga üks samm korraga, et võiks jõuda kõigepealt Eesti-Läti või Eesti meistrivõistluste play-offi, siis Eesti-Läti play-off ja niimoodi edasi. Tasapisi, samm-sammu aval on ju. Vile koha pealt, et mis sa näiteks tunned ise, et mis see teeks selle vile näiteks stabiilsemaks või mis sa tunned, et kus sa saaksid nagu nii-öelda juurde panna? Jah, täpselt. Ma arvan, et mul endal on peas kõige rohkem kinni, et tulebki lihtsalt iseendaga tööd teha ja vahepeal ongi saan ise asjadest valesti aru, hindan mingit asja valesti ja ongi see, et ei vaata asja algusest lõpuni, vaid näen mingit katkendit ainult ja siis selle põhjal tuleb siuke vale otsus näiteks. Okay. Tundub, et sa oled väga hästi nagu analüüsi ära teinud, seda on nagu väga äge nagu kuulata selles mõttes, et siis on nagu eneseanalüüs on paigas. Jah, et täpselt, et head nagu kui see on paigas, siis on hea võimalus neid samme edasi ka teha. Selles mõttes, et see on hea. Aga on sul mingi unistuste mäng võib-olla, mida sa vilistada, kui me korra siit tagasi hüppame selle? No otseselt mingit siukest mängu küll ei ole, aga no ma ei tea, alustuseks Eesti-Läti liiga finaal. See oleks väga äge. See oleks tõesti äge. Mõtlesin ka mingi olümpiaakos paneti naika. Sa mõtlesid ka nii, jah? Võigi selline. Kuidas sa muidu üldse korvpalli jälgid, et mis liigasid võib-olla rohkem vaatad või mida või kui palju sa üldse vaatad? Pigem vaatan, aga peamiselt Eesti-Läti liigat, et ongi puhtalt enda huvides ka, et teadagi, kuidas satsid mängivad, kes seal mängivad, mida nad teevad, et see kõik on nagu endale ka kasuks. Aga hoian silma peal ka esiliigal, neid kannab ka Sport Televisionist üle ja vahel harva ka vaatan Euroliigat, aga mitte väga. Okay. Ja siis NBA ma saan aru ei vaata üldse? Ei. Okay. Selge. Üks küsimus veel, et mis oleks siis sinu nõuanne noorele, kes tahab siis kohtunikuks nagu hakata, et mis nõu sa annaksid talle? Esimene nõuanne ongi, et tuleb kõvasti pingutada, et vahetele, kuidas välja tuleb. Et lihtne asi, et sa pead jooksma täiega, nii kui torust tuleb. Aga kui sa longid, siis on näha, et sa tegelikult ei taha või sa ei viitsi. Et kui sa nagu pingutad, siis selle pealt saab nagu hakata ehitama. Et siis saabki öelda, et okei, et ma näen, et sa jooksed, aga jookse sinna, mitte sinna. Teine asi, vaadata mänge ja mitte just selle põhjal, et okei, ta teeb nüüd väga lahedat step back ja viskab üle hästi 3, vaid et vaata, mida kohtunikud teevad. Et lihtsalt vaata, sa ei pea kogu aeg vaatama. Vaata, kuidas nad seisavad, kuidas nad liiguvad, kuidas nad näitavad numbreid. Ja kolmandaks võib-olla, et küsi vanematelt kolleegidelt nõu, küsi mingit arvamust, kas või mingi olukorra kohta. Me tegelikult ise ka suhtleme suht palju, ongi mingit olukordade kohta, lõikan enda mängust klipid, saadan sõbrale, kuule, mis sa arvad, on ju. Ma ei tea, ma arvan, et see on nii ja see kohtunik peaks vilistama, sellepärast, et nii ja nii
ja siis tema vastab mulle, et ma ei tea, olen nõus, ei ole nõus, sellepärast et nii ja siis selles nagu mõttes käib ka ikkagi analüüs kogu aeg. Aga kas neid klippe lõikavad kõik eraldi siis sellisel juhul analüüsi mõttes? Tavaliselt on kokku lepitud, et üks kolmikus siis nagu lõikab klipid ja ülejäänud paneb enda vastused ka ära ja siis 2 tükki vastavad. Aga on ka tehtud nii, et üks lõikab ühe poole, teine lõikab teise poole, et kuidas ise kokku lepita. Ja siis vahepeal pead ise nagu mingid klippe näiteks juurde ka lõikama, võib-olla on sellist olukorda, kus sul on kindlalt meeles, et okei, et see olukord oli see, kas sa siis annad sellele kohtunikule, kes nii-öelda teeb neid klippe, annad temale teada, et kuule, et lõika kindlasti see välja, või siis on see, et okei, et kui seda seal ei ole, siis sa nagu otsid selle ise üles näiteks. Mul oli selles mõttes lihtsam, et kuna ma olen noor kohtunik, siis tavaliselt ongi klippide lõikamine noor kohtuniku ülesanne. Et siis ma sain lõigata kõike, mida ma tahan. See on vist nagu nendes meeskonnasatsides ka, et kõige noorem toob palle trenni lõpus ja kuidas see on. Toob vett ja viskab rätikuid. Et kohtunikud selle poolest ei erine üldse nii. Ei küll üldse, selle koha pealt kindlasti. Ei, väga hea. Aga muidu me ikka tavaliselt lepime kokku peale mängu, et ma ei tea, meil oli esimesel veerandil see on ju, teisel veerandil ebasportlik, et lõikame need välja ja siis vaata ise ka midagi. Aga meil on ka mingi piir, et näiteks 8-10 klippi on siuke tavaline, keskmine. Et kui meil on vaatlused, siis seal on tavaliselt rohkem. Seal on nagu kõige kohta olukorrad, mehaanika, kõik siuksed asjad. Okay, et väga nagu detailidesse nii-öelda, et mehaanika, nagu sa ütlesid, see jooksmine ja mingi peapööramised ja vaatlustes on jah, rohkem detailne. Aha, okei. Et aitäh sulle täielikult. Saatesse tulemas, see avas tegelikult väga nagu palju silmi. Jaa, endal ka täitsa võttis kohe mõtlema, et see on äge. Et ma täna õhtul lähen, hakkan kossu vaatama. Aga nüüd teistmoodi. Nüüd teistmoodi, täiesti teise pilguga, päriselt, et päriselt väga äge. Kindlasti vaadake, vaatasin ka, et tegelikult teete väga nagu teil siis see sotsiaalmeedia ka kohtunikel. Väga ägedalt nagu töötab see Basketrefi nii-öelda Eesti see, et kui tahate näha, et mis mänge mõni Eesti mees vilistab näiteks ka nii-öelda väljaspool piire, et siis seal on alati olemas, et kui näiteks vilistab keegi seesama mingit meistrite liigat või midagi suust ägedat, et siis näete sealt alati leiab ülesse. Ja veel kord, Andres, aitäh sulle, et tulid avasid meil natuke silmi ja soovime sulle edu siis ja loodame, et su unistused et ikka kõva karjäärik oleks. Et saame kunagi öelda, et sina kunagi, kui Euroliigat viistad, et esimene podcast, kus sa käisid, olid siin. oli siin täpselt. Aga teile ka, aitäh teile siis vaatamast. Me soovime teile siis veel ägedaid korvpallielamusi, et hästi palju play-off'e on hakkamas. Ja nägemist. Aitäh kutsumast ja korraks ütleks ka veel, et ma pidin tervitama enda sõpru ka. Gert ja Joosep, aitäh teile mind toetamast. Ja sellega on kõik. Aitäh vaatamast. Väga super, väga äge näha, et kohtunikud ikkagi nii hoiavad ühte. Hoiavad nii ägedalt ühte, tõesti äge näha seda kameraadlust, aga siis veel kord aitäh teile ja ägedaid korvpallielamusi. Nägemist.